Aitäh sellise lahke sissejuhatuse eest. Nagu öeldud, mina Kaspar Tootsi, olen doktorikraadiga ja töötan igapäevaselt Tartu Ülikooli Kliinikumis ortopeedia osakonnas ja põhiline minu tööpõld on siis liigese vahetusoperatsioonid ehk siis endoproteesimine. Mul puudub antud ettekandega seoses huvide konflikt ja hoiatan ka veel nii palju, et see võib sisaldada häiriva sisuga pilte. Kõigepealt endoproteesimine, see on üks sagedasemaid operatsioone. Üldse ma arvan kirurgias ja kindlasti ortopeedias, et meil Eestis tehakse üle 4000 endoproteesi operatsiooni aastas. Ja selle sisu on võib-olla selline väga mehhanistlik või isegi robustne, kus me liigese haiged pinnad lõikame välja ja asendame siis tehismaterjaliga. Milline see tehismaterjal välja näeb? Mul on selline võimalus võtta oma töövahendid kaasa siia ja ma saan teile näidata, millised need välja näevad. Ja tänapäeval siis praktiliselt kõige levinumateks materjalideks on titaan, koobaltkroom, sulam, roostevaba teras ja siis selline plastik või siis polüetüleen. Ja ütleme, väga suur osa tegelikult sellest endoproteesimisest ja sellest ortopeedia osast ongi tegelikult materjaliteadus, missugused materjalid sobivad kokku, mis sobivad kokku inimese sees ja missugused sobivad kokku inimese sees liikuma. Kõige sagedasem põhjus, miks inimesed lõpetavad operatsioonitoas endoproteesimisel, on tegelikult osteoartroos, krooniline, tavaliselt suhteliselt aeglaselt kulgev liigeshaigus. Ja see on tegelikult väga vana, et see on midagi väga sellist universaalset, et isegi neandertaallastel on leitud osteoartroosi ja selle ilminguid. Ja esimesed operatiivse ravimeetodid osteoartroosi tõttu tegelikult rakendati 18. sajandil. See oli aeg, mis oli põhimõtteliselt enne anesteesia arengut, et ma ei taha ette kujutada, kuidas see protseduur välja nägi. Ja ilmselt see oli seotud väga suure suremuse riskiga ja selle operatsiooni sisuks oli lihtsalt siis ühe liigese poole, ehk siis puusa puhul rääkides reielu pea ja reielu kaela eemaldamisest või meditsiinilise terminiga kõlab see resektsioon artroplastika, kus siis lihtsalt üks selline tundlik haige liigestuv osa lõigatakse ära, mis toob tegelikult päris hea valu vaigistamise, küll aga on sellel päris suured sellised funktsionaalsed kaod, mis sellega kaasnevad. Et see liiges muutub ebastabiilseks ja ainult osaliselt toetusvõimeliseks. Ja esimene selline proteesi moodi seade oli Glucki poolt 1891. aastal, kus siis puusaliigese protees, ühe komponendiline, oli tehtud elevandiluust. Ja ajaloo jooksul on proovitud väga palju erinevaid materjale, see on täitsa hämmastav, mida kõike on proovitud inimese sisse panna tööle, sealhulgas klaas, akrüül ja kumm, et see on tõesti lisaks sellele materjalile siis ka veel kuju. See on väga palju arenenud. Küll aga kogu see protsess on viinud sinnamaani, et puusa proteesimine on nii hea tulemusega, et seda on isegi eelmise sajandi operatsiooniks Lancetis tituleeritud. Ja tõesti, lõviosa, väga suur osa inimestest on ülimalt rahul ja isegi unustavad selle, et neil on kunagi tehtud selline operatsioon ja suurliiges on asendatud. Nüüd mina olen uurinud endoproteesimise mõjusid ja mitte niivõrd siis selle liigese funktsiooni tulemuse mõttes, vaid süsteemsemalt, et seda, et me
vahetame selle haige liigese ära ja see liiges hakkab paremini liikuma ja valu jääb väiksemaks, et see on nagu selline väga ortopeediline ja võib-olla ka mehhanistlik lähenemine, siis tegelikult inimene on ikkagi palju komplekssem ja tegelikult ka osteartroos, mis on selleks põhiliseks põhjuseks, miks patsiendid jõuavad endoproteesimiseni, sellel on ka süsteemsed nähud, et see haigus ei piirdu lihtsalt selle ühe või siis ka mitme haige liigesega, vaid tegelikult esineb organismis süsteemne alaäge põletik, patsientide füüsiline aktiivsus on langenud, nad tarvitavad palju valuvaigisteid ja ka see valu ise on see, mis tegelikult väga palju selliste erinevate mediaatorite vabanemist mõjutab. Ja minu huviks ongi uurida, kuidas endoproteesimine mõjutab inimest süsteemselt. Lisaks elukvaliteedile ka on suur rõhk sellisel südame-veresoonkonna haiguste riskil, ainevahetushaiguste riskil, kuna väga suurteks riskifaktoriteks tegelikult osteartroosi puhul on just ainevahetushaigused, erinevad kolesterooli ainevahetuse riskid ja kõrgvererõhutõbi ja mitmed asjad veel. Ja mis veel, süsteemne alaäge põletik, mis osteartroosi puhul on palju madalama tasemega kui näiteks selliste põletikuliste artriitide või liigeshaiguste puhul, aga selgelt ikkagi kõrgem kui täiesti tervel inimesel. Ja esialgsetel veel eelretsenseerimata andmetel, mida ma nüüd näitan, on ilusasti näha, kuidas esimeses ajapunktis on osteartroosiga haigetel, kes on siis sinisega märgitud, arterite jäikus oluliselt kõrgem võrreldes tavapopulatsiooniga. Aga pärast endoproteesimist 7 aastat, 7,2 aastat keskmiselt, on see kõrgem risk võrdsustunud tavapopulatsiooniga. Et kui selline oodatav arterite jäigenemine vanuse kasvades, see kõver näeb välja selline, siis endoproteesimisega me justkui peatame aja nende patsientide jaoks ja see on mõnes mõttes ka võrreldav näiteks suitsetamisest loobumisega, et kui sa loobud suitsetamisest praegu, siis kuskil 10 aasta pärast on sinu selline liigne risk kadunud ja sa justkui võrdsustud mitte suitsetajaga, aga selleks kulub oma aeg. Nüüd edasi minnes osteartroosist, siis selle kõige suuremateks väljakutseteks on kõrge ja kasvav levimus. Kui 90. aastal oli see alla 5%, siis praeguseks on see kasvanud ligi 8%-le ja need on 100 miljonid inimesed. Ja ennustatav levimuse kasv teatud geograafilistes regioonides on isegi mitmekordne järgneva 20-30 aasta jooksul. Et see on väga tõsine probleem. Võib-olla nüüd, kui meil on sellised efektiivsemad kaalulangetusmeetodid, siis me suudame seda kõverat natukene laugemaks painutada, aga seda näitab aeg. Praegusel hetkel meil puudub haiguse kulgu mõjutav ravi, disease modifying osteoarthritis drug, mis on teiseks väga suureks probleemiks, et isegi need, kes meil haigestuvad, me ei suuda, üks asi on see, et me ei suuda nende arvu vähendada ja teine asi on see, et me ei suuda ka nende sellist raviteekonda või haigestumise teekonda oluliselt mõjutada. Ja see kõik tegelikult taandub sellele, et ühel hetkel need haiged patsiendid on niivõrd haiged, et osteartroosi kirurgiline ravi saab aktuaalseks ja muutub selliseks kõige paremaks ravimeetodiks. Ja see omakorda toob kaasa ka suureneva vajaduse ortopeedide järele, keda meil tegelikult on praegu juba liiga vähe. Et selles mõttes see tulevik on üsna selline kriitiline. Ja kui nüüd liikuda edasi, siis miks endoproteesimise terviseandmed, siin on mitmeid põhjuseid, miks just endoproteesimise osas on neid väga, väga oluline koguda. Esiteks meil on väga suur ja väga raskete tüsistuste riskiga operatsioon.
millel on tegelikult sellel haigusel ja ka operatsioonil endal on väga suur sotsiaalmajanduslik mõju. Kui ma ütlesin, et Eestis on kuskil 4000 sellist esmast endoproteesimist aastas tehakse, siis selle hinnalipik on umbes 30–40 miljonit eurot aastas. Ja kui me nüüd suudame kuidagi mõjutada seda inimeste hulka, kes seda vajaks, seda kahandades, siis sellel on ka selline majanduslikult väga suur potentsiaal. Ja nagu me kõik teame, siis eriti tervishoiusüsteemis see ressursside hulk on piiratud. Tervisekassa juba praegu kasutab iga-aastaselt reserve, mis ei ole pikemas perspektiivis kuidagi jätkusuutlik. Ja endoproteesimise terviseandmete osas on veel väga oluline fakt see, et need on plaanilised patsiendid, plaanilise ravi patsiendid, ehk siis meil on tegelikult aega atra seada, ehk siis me saame võtta aega andmete kvaliteetseks kogumiseks, nende teekond on väga hästi standardiseeritav ja seetõttu tegelikult see on ka üks põhjus, miks esineb väga palju, maailmas on väga palju asutatud endoproteesi registreid. Ja üks selline visuaalne näide sellest, miks endoproteesimine on kõrgete riskidega tegevus, on siin üks mu patsient, kes on korduvate operatsioonide tüsistuste tõttu saanud sellise suure proteesi, mis täidab praktiliselt kogu reieluud ja lõpuks on juhtunud üks negatiivsemaid stsenaariume, mis üldse juhtuda saab, ehk siis see patsient on saanud infektsiooni, see protees on läinud mädanema ja kahjuks ei ole võimalik neid baktereid sealt proteesi pealt lihtsalt antibiootikumiga ära tappa, vaid nad moodustavad sellise resistentse biofilmi, limakihi, mis tõttu tuleb see protees eemaldada. Aga kui ta on pika luu sees ja kõvasti kinni, siis see toob mõnikord kaasa selle, et see luu läheb täiesti katki ja ta ei ole toetusvõimeline enne, kui siis on ühel hetkel see infektsioon välja ravitud ja on võimalus hakata seda rekonstrueerima ja sinna midagi asemele ehitama. Ja edasi kui ma mõtlesin nende terviseandmete ja endoproteesimise peale, siis mul tuli kohe meelde Metal on Metal, selline suur saaga ja ma tahakski seda täpsemalt jagada. Et on üks sellist tüüpi protees, kus siis 2 liigestuvat pinda, mõlemad pinnad on koobaltkroomist valmistatud, mis on tegelikult üks vastupidavamaid ja tugevamaid materjale. Ja need tulid implantaadifirmade poolt suure sellise hurraaga turule. Nad läbisid küll kõik sellel ajal kehtestatud regulatsioonid ja ütleme, see turundati sedasi, et see on ainuke protees noorele inimesele, mida sa kunagi oma elu jooksul vajad ja see põhimõtteliselt lahendab kõik su probleemid. Reaalsus küll osutus hoopis teistsuguseks. Selgus pärast seda, kui seda oli juba aastaid kasutatud, et ütleme, see langes kokku tegelikult Inglismaal ja Walesis asutatud endoproteesi registriga. See oli, miks see register just on oluline, on see, et Inglismaal ja Ameerikas kasutati seda proteesi väga uljalt, väga kiiresti, väga paljudel inimestel ja seetõttu sealt tulenes ka kõige suurem hulk infot selle kohta. Ja selgus, et 7 aasta jooksul, kui selline tavaline oodatav kordusoperatsioonide vajadus on ligi 3–4% puusaliigese proteesi saanud patsientidest, siis selle proteesitüübi puhul oli see kordades suurem, see oli 14%, mis on endoproteesimise maailmas üüratu erinevus. Et need proteesid on tegelikult ülihea püsivusega ja kui 14% on juba vaja see liiges välja vahetada uuesti 7 aasta jooksul, see on väga halb tulemus. Ja selgus, et üheks selleks kurja juureks või selleks põhjuseks oli just see sama materjal, et see, mis oli justkui alguses arvatud, et on selle proteesitüübi tugevus, et meil on väga vastupidav materjal, see sama koobaltkroom ei kulu mitte kunagi, et ükski inimene ei suuda seda nii palju kasutada, et see nagu reaalselt mehaaniliselt ära kulub, siis tegelikult tuli välja, et see sama selline mikropuru, debris või ka
metalliioonid, mis selle kasutamise käigus tekivad, aktiveerivad inimese sellise immuunreaktsiooni ja tulemuseks on see, et tekib selline väga suur kudede kahjustuse kolle sinna. See on ühest küljest selline pehmekoeline armkoe või armkoe vohand, immunoloogiliselt aktiivse koe vohand, aga teisest küljest ka need vihased immuunrakud, mis püüavad neid metalliosakesi ja ioone ära õgida, ei saa sellega hakkama ja muutuvad üliaktiivseks, mille tulemusena tegelikult need ümbritsevad koed, mis on ülioluline seal näiteks luukude, mille sees ka see protees on, süüakse ära, need lüüsuvad, samamoodi lihaste, kõõluste kinnituskohad on ju, mis tagavad selle jäseme liigutamisvõime, need hävinevad ja see nii-öelda kordusoperatsioon sellel patsiendil ei tähenda seda, et me paneme lihtsalt uue proteesi ja ta on nagu uuesti sündinud, vaid meil on endoproteeside võimalik ühe korra hästi. Igasugune korduv operatsioon tegelikult on seotud oluliselt kehvema tulemusega. Ehk siis nendel patsientidel veel eriti, kui on lihased, kõõlused ja luu sealt kadunud, on meil selline katastroofi variant praktiliselt. Ja mida kõige selle peale tootjad tegid? Nad ütlesid, et nad uurivad seda väga põhjalikult ja seda ka tehti. Küll aga paralleelselt tehti disainile väikesed muudatused, tuldi välja versioon 2.0-ga ja kasutati seda edasi. Ja seal on ka, ütleme, see süü, miks seda edasi kasutati nii palju, ei lasu ainult kindlasti nendel firmadel, seal on ka seotud veel haiglad, ortopeedid, regulatiivsed üksused, et see süükott on palju rohkem täis kui lihtsalt ainult üks või kaks firmat, kes sellised tüüpi proteesiga välja tulid. Aga igal juhul need proteesid püsisid, tuli järjest rohkem andmeid, et need tõesti on seotud kõrgema riskiga, need ei sobi paljudele inimestele ja lõpuks ütleme, nüüd me oleme siiamaani jõudnud nüüd nii kaugele, et neid kasutatakse ülimalt vähe. Näiteks, aga siiski kasutatakse näiteks tipptennisist Andy Murray on saanud sellist tüüpi proteesi ja tema küll siiamaani on läinud paremini kui nendel 14%, aga seda on väga raske mõista ka ortopeedina, miks selliseid implantaate praegusel hetkel peaks kasutama. Ja seda sama saagat on tegelikult ka kajastatud praktiliselt kõigis suurtes meditsiini ajakirjades, Lancetis, British Medical Journalis ja see on saanud väga palju tähelepanu, kuidas see sai juhtuda, kus on need probleemid olnud ja millised on õppetunnid. Õppetundideks kindlasti esimeseks ja kõige olulisemaks on see, et meil on vaja häid kvaliteetseid andmeid, mille üheks suureks allikaks on endoproteesimise registrid, kus on täpselt struktureeritud, kogutud piisav hulk, alati neid andmeid võiks rohkem olla, aga seal põrkub see väga kiiresti selle ajakulu ja selle andmete hankimise ja andmebaasi nagu täielikkusega, mida rohkem see andmete sisestamine aega võtab, seda vähem seda tehakse kohe. Et ühel hetkel on selline lävi, millest üle minna ei saa. Teine oluline õppetund on see, et turule tuleku eelsed testid ja tulemused ei kandu üle täpselt samamoodi pärisellu. Need võivad olla väga teistsuguse tulemusega. Üks asi, mis selle metal proteeside puhul on leitud, on see, et need prekliinilised testid, kus siis tegelikult pannakse need samad proteesid sellise liigesvedeliku sisse liikuma, miljoneid tsükleid, siis see sama mehaaniline liigutamine oli sujuv. Samas kui inimeste selline füsioloogiline liikumine hõlmab väga palju paigalt liikuma hakkamist, kus on tegelikult teistsugused jõud mängus. Ja seetõttu arvatakse, et see on üks põhjus, selline, mis on ka seotud osaliselt selle disainiga. Järgmine punkt on see, et
lisaks sellele disainile mängib ka olulist rolli see, et me peame pärast nende proteeside kasutamist jälgima neid patsiente. Seal võiks olla oma standardiseeritud protseduur, millal me teeme, mida me jälgime ja samamoodi selle Metal on Metal patsientide puhul, kui meil on tuvastatud, et need proteesid on seotud kõrgema riskiga, seal on väga kõrge metalliioonide kontsentratsioon, mis võib olla potentsiaalselt kantserogeenne, tekitada vähki, siis kuidas me neid patsiente peaksime jälgima? Kas me peaksime neil võtma iga aasta, iga kvartal vereanalüüsi, kas me peaksime tegema need magnetuuringud sellest liigesest, et see samamoodi, seal on mingisugune optimaalne režiim, millal seda teha, et me ei koormaks meditsiinisüsteemi, et me ei koormaks neid patsiente liialt, aga samas, et me ei magaks ka maha sellist õiget hetke, millal sekkuda. Ja üks võib-olla selliseid suuremaid asju, mis sellest Metal on Metal saagast veel tuli, on see, et leiti, et need regulatsioonid, et turule tulla uue implantaadiga, on liiga leebed ja neid karmistati, neid asuti väga jõudsalt kohe karmistama. Regulatsioonidest rääkides, siis see on selline kahe teraga mõõk, et ühest küljest muidugi me ei saa vigaseid ja ohtlikke asju turule lasta, need peavad olema enne läbinud kontrolli ja on tõendatult olema ohutud, aga samas, kui see kontrolli läbimise mehhanism läheb liiga keeruliseks, siis me pidurdame innovatsiooni sellega ja me ei saa ka seda teha. Ja samamoodi tegelikult ka igasuguste teadusuuringute korraldamine, läbiviimine, terviseandmete kogumine andmekogudesse on praegusel hetkel ülikriitiliselt põrkumas erinevate regulatsioonidega ja on ka selliseid väga nukraid tulemeid juba. Näiteks üks mu kolleeg Soomest on pidanud astuma välja rahvusvahelistest uuringutest, uuringukonsortsiumitest, sellepärast, et ei ole suudetud leida viisi, kuidas kaasata Soome patsiente, keda on seal 10, 20, tegemist on selliste harvikhaigustega, et kaasata neid rahvusvahelistesse suurtesse andmekogudesse, kus on 10 riigid, kes kõik panevad oma 10 patsienti ja lõpuks saadakse siis piisav valim, et selle põhjal oleks üldse võimalik mingisugust andmeanalüüsi teha, jälgida, tulemusi hinnata ja me kindlasti Eestis ei tohi nagu liikuda oma regulatsioonidega sinna punkti, et meil kaoks ka ära samasugune võimalus teha, kasutada, mis selle negatiivsed tulemid lisaks sellele on, et üks professor ei saa tegeleda oma teadustööga, on see, et ka tegelikult need samad patsiendid kaotavad. Seesama esmane, teisene andmete kasutamine, kõik see tegelikult põrkub ka sinna sammal ühel hetkel. Ja tulebki leida selline hea tasakaal selle piiramise, ohutuse ja teisest küljest ka arstiteadlaste või lihtsalt teadlaste usaldamise vahel. Ja kui me tuleme tagasi endoproteesimise juurde, siis veel paar aastat tagasi oli Eestis selline olukord, kus operatsioonieelne hindamine oli põhimõtteliselt iga ortopeedi või iga haigla enda korraldada, väga palju erinevaid selliseid nõudmisi ja standardeid oli kehtestatud ja see oli väga heterogeenne üle kogu Eesti. Meil oli väga segane järjekord, ei teadnud, kui pikk see on, kas on 2 aastat, 4 aastat, kui kiiresti keegi seda järjekorda läbib. Ja veel ülioluline probleemkoht oli see, et ei olnud jagatud ära täpselt rollid meditsiini erinevate inimeste vahel, et arstide vahel, mida peab tegema perearst, mida peaks tegema ortopeed, mida taastusraviarst ja millal ta peaks üldsegi kuskile edasi liikuma. Ehk siis lõpptulemusena oli tegelikult see, et väga paljud patsiendid kannatasid ja jäid ühel hetkel hammasrataste vahele ja toppama sinna järjekorda. Ja selle peale Tervisekassa algatas koos eriarstiseltside ja koos suuremate haiglatega endoproteesimise raviteekonna juhtprojekti, mille eesmärgiks oligi seda kehva olukorda parandada. Ja see tööprotsess nägi välja nii, et kõigepealt töötati välja see standard, ehk siis kuidas ideaalis see patsient peaks liikuma läbi kogu selle teekonna, ehk siis kui ta saab oma liigeshaiguse diagnoosi.
ja rakendatud kõik vajaliku ravi ja ühel hetkel siis jõuab ta endoproteesimiseni, millal seda teha, kuidas ta sinna saab suunatud ja mismoodi see jälgimine hiljem käib. Oluline lisa selle teekonna juhtprojekti juures oli ka see, et kehtestati ja töötati välja sellised tervisetulemid, mida hinnata, mis on oluline patsiendi ja ka selle terviseasutuse jaoks. Lisaks korrastati olemasolevad järjekorrad, kus oli ligikaudu kolmandik selliseid patsiente, kes tegelikult ei vajanud endoproteesimist ja lahkusid sellest järjekorrast. Et kohati tundus see endoproteesi järjekorda panemine nagu mingisugune kinnisidee või selline nagu rahvussport, et kuskil järjekorras peab olema. Ma praegu ei taha endoproteesimist, aga ühel hetkel mul see liiges võib-olla on haige ja siis, kui ma olen praegu järjekorras, siis ma ju kohe saan hiljem. See ei ole nagu endoproteesimise järjekord ja niimoodi ei saa seda pidada. Kahjuks meil oli päris suur hulk patsiente, kes sarnast viisi pidi olid sinna sattunud. Ja lühidalt see endoproteesimise teekond, ma siin väga pikalt ei peatugi, et see on selline pikk teekond, aga põhimõtteliselt üks oluline asi, mis siia veel lisati selle juhtprogrammi käigus, on see, et patsiendid ei liigu lihtsalt perearsti juurest ortopeedi juurde saatekirjaga, vaid tekitati endoproteesimise e-konsultatsiooni etapp sinna vahele, ehk siis kõigepealt selle ettevalmistuse ja esmase hindamise ja konservatiivse ravi kuni selle ammendumiseni viib läbi perearst ja kui tema arvates patsient on küps ühel hetkel suureks operatsiooniks, siis ta teeb e-konsultatsiooni, mille käigus siis hinnatakse seda, kas see tõesti nii on ja seda hindab juba siis ortopeed, kes vaatab, et tõesti see patsiendi ettevalmistused ja kõik tervise hindamine ja riskide haldamine on tehtud, tal on see liiges haige. Edasi kutsuti see patsient siis vastuvõtule, kus ortopeed veel hindas üle selle vajaduse, nõustas patsienti täpsemalt ja siis tehti see otsus, kas ta läheb endoproteesimisele või mitte. Ja sealt edasi siis tegelikult enne seda endoproteesimist veel oli selline pikem ortopeedia õe poolt läbi viidud tutvustav ja erinevaid terviseriske veel lisanduvalt hindav õe visiit, ambulatoorne visiit ja alles sellele järgnes. See on siis suhteliselt vahetult enne proteesimist ja sellele siis järgnes alles see endoproteesimine ise. Ja selle teekonna projekti tulemusena üks väga lahedaid asju on selline töölaud, kus siis on tegelikult aktiivselt igal ajahetkel võimalik hinnata, kui palju on tehtud kuskil haiglates operatsioone, kui palju need on maksnud, mis on olnud patsientide sellised tervisetulemite muutused operatsiooni käigus, ülioluline info ja ülihästi kättesaadav. Et sellel on kindlasti veel arenguruumi, kogu sellel projektil on, aga see töötab alles 2 aastat ja me oleme algusjärgus. Igal juhul selle operatsiooni selle raviteekonna juhtprojekti tulemusena ühtlustati üle kogu Eesti see endoproteesimise teekond. Patsiendid peaksid läbima nüüdseks siis selle kõik ühetaoliselt. Need nõuded, kes pääseb, millal pääseb, mis etapid ta peab läbima, on kõikides haiglates ühtemoodi kehtestatud. Rollid on väga selgelt ära jaotatud, mida keegi tegema peab. Selliste erinevate erialaspetsialistide kokkupuutepunktis esineb veel sellist halli ala natukene, kuidas seda saaks veel paremini ja selgemalt teha, aga laias laastus on need rollid ikkagi ära jaotatud. On palju parem ülevaade patsiendil endal sellest protsessist, kus ta on ja kuhu ta edasi peaks liikuma ja see endoproteesimise järjekord ise on palju lühem ja palju efektiivsem. See tähendab seda, et need inimesed, kes vajavad seda operatsiooni kiiremini, kes saavad sellest kiiremini kasu, tegelikult jõuavad kiiremini
operatsioonini. Ja kokkuvõttes endoproteesimise terviseandmetest, et meil on väga suur populatsioon, kellel tehakse väga suur ja invasiivne operatsioon ja kogu selle käigus tekib väga palju terviseandmeid. Et kas või kui me võtame ainult need implantaadid, siis nende implantaatide suurused, materjalid, kombinatsioonid on juba väga suur posu andmeid. Lisaks on andmete järjepidev kogumine ja analüüs väga olulise tähtsusega. See kõik baseerub terviseandmetel, mida me peame koguma hästi, kvaliteetselt ja kõigilt patsientidelt. Ja lõpetuseks veel ka suur aitäh Tervisekassale, kes on selle raviteekonna algatanud ja väljatöötamist veel edasi veab. Aitäh kuulamast! Nii, suur tänu, Kaspar. Kas on küsimusi saalist? Ma võib-olla ise küsiks, et kui rahul sa hetkel selle olukorraga oled või ma ei saanudki aru täpselt, et kas need proteesimaterjalide info siis praegu jookseb sinna kokku, sinna infosüsteemi või tegelikult on seal ikkagi ainult raviarvete andmed ja selline limiteeritud andmekogus? Ei, see praegusel hetkel ei jookse sinna kokku, et meil ei ole registriga võrdväärset sellist andmekogu. See on tegelikult paari lihtsa etapi kaugusel, mis natukene nõuavad raha, natukene nõuavad personali, sellist sisendit, et keegi peab neid lisaliigutusi tegema. Aga praegusel hetkel meil just kõige suurem probleem tegelikult ongi see sama materjali, implantaatide info täpselt, mis implantaadid on sellesse patsienti pandud. Meil on küll olemas implantaadi selline pass, mille patsient saab kaasa ja me töötame ka selle kallal, et see digitaliseeritud andmed kõigile igal ajahetkel läheksid ja oleksid kättesaadavad. Me oleme juba ühe jalaga seal. Nii, veel küsimusi, palun, Riina. Aitäh, väga põnev ettekanne oli. Ütlen ka, et mul oli au teha kvalitatiivseid intervjuusid selle endoproteesimise teekonna heaks ja siis ma mäletan umbes 20 endoproteesimise patsiendiga rääkimist ja mul tekkis lihtsalt see huvi kuulates, kuidas sa ütlesid, et osteoartriit, see on tohutult kasvanud, kasvab veel, endoproteesimist läheb tulevikus veel rohkem vaja, ja siis mulle jäi mulje, et nüüd see konservatiivne ravi ja ennetus ja varased sellised sekkumised on kõik seal perearstide pool, et kas nendel andmetele tuginedes, et millist vastutust või rolli ortopeedid tervikuna näevad selles, et ka võib-olla mõelda selle peale, kuidas osteoartriiti tervikuna vähendada Eestis. Kas see on üldse võimalik? No eks me ikka mina isiklikult väga, sest minu doktoritöö ja minu väga suur osa teadustööst on olnud osteoartroosi ravi, diagnostika ja selle haiguse selliste laiemate mõjude hindamisega. Aga tegelikult arvestades, milline tööjõupuudus meil on ja milline see lihtsalt puhtalt operatiivse ravivajaduse kasv meil on ees ootamas. Ma arvan, et see pigem spetsialiseerub see ortopeed ikkagi väga spetsiifiliselt sellele kirurgilisel ravile ja kogu see konservatiivne ravi ja kõik muud asjad, mida saavad ka teised arstid ja perearstid on väga pädevad tegema seda konservatiivset ravi. Siis seda ongi mõistlikum seal teha teistes etappides, et ortopeed on ainukene, kes saab teha neid liigesevahetusoperatsioone ja kui meil neid ei ole piisavalt palju inimesi tegemas, siis me ei saa neile anda mingeid muid lisakohustusi, siis nad peaksid olema rakkes maksimaalselt just seal. Nii, kui ma ei eksi, siis pole veebist küsimusi tulnud. Ma arvan, et meil on olnud päris pikk päev, et tõmbaksime otsad äkki kokku. Et veel kord täname kõiki kohalolijaid, täname kõiki ettekandjaid, täname Eesti Noorteteaduste Akadeemiat, Eesti Teaduste Akadeemiat korraldamise eest. Et ma arvan, et olid sisukad arutelud ja väga erinevad vaatepunktid sellele teemale ja nendele terviseandmete teemale ja tõesti hea meel, et
et oli ettekandeid nii arstidelt, andmeteadlastelt, ravimiarenduse teemadel, et see oli väga eeskujulik, mitmedistsiplinaarne teemakäsitlus ja kindlasti neid arutelusid tuleb veel. Ma loodan, et teil oli sama põnev kui minul. Ja veel natuke aega võime siin juttu vesta, kellel on soovi ja tahtmist, aga siis kõigile head koduteed. Aitäh!